See oli aasta 2005, mis Anna meie juures Brüsselisse viis. Tal ees kujuks oli selles kallas silm ja teile räägime, mis meist sai edasi. Meie elus sind pole väga kiita. Argimured võivad vahel jalust niita. Ma pidevalt pean näiteks keetma küpsetama ja hiilis õhtuni lapsi kantseldama. Tahaks tihemini närvi rahustada ja minna mehega vahel jalutama. Vähemalt kutsus Hanna oma pulma ja seega usun, et kõik saab korda. Iga päev on mõnes mõttes just kui eilne päev. Iga hommik tõusen vara, iga päev on sama vaev. Vara üles hilja voodi, nõnda rikkus majja toodi. Nüüd ma raban 3 kohal. Kogen omal nahal, kuidas elu Eestis aina meeletumalt keerleb, tiirleb, pöörleb. Sammu pidada ei jõua. Hanna, kest ma mäletan tagavingi reast, istus teine nunnusti lillekene peas. Nüüd on möödunud aastad elud erinevaid teid. Läinud sina seal, ma vastan kodus rõike neid. Ma elan oma elu läbi veebi ja põhimõtteliselt muud ei teegi. Vahel mõtlen, kas see kõik on reaalne. Või pole muu elu nii ideaalne. Hannast ja Markost võiksin teha kodulehe. Sest nende armastus on nii ehe. Armastust ei suuda kustutada suured veed, ega uputada jõe. Armastust ei suuda kustutada suured veed, ega uputada jõe. Mind ajab närvi, et elul pole värvi, on vaid töö, siis söö ja jälle töö. Kas ma tõesti tahan sellist elu? Jah, tahan, sest see on minu elu. Ma Hannale vaid soovin kõike head ja lihtsalt nendi, et Markol räigelt veab. Küll mina ka ükskord abiellun, kuid hetkel sukelduma pean ma tööellu. Pärast Anna lahkumist ei olnud pikka juttu. Saime mehed, saime lapsed, oleme ju ikka, aga kui nüüd järgi mõelda, mis on tegelikult teema. Usk, loodus, armastus ja suurim neist on armastus. Elu suurim väljakutse ja aga pikil palverennad. Armastada ligidest nagu ise ennast. Armastust ei suuda kustutada suured veed, ega uputada jõe. Armastust ei suuda kustutada suured veed, ega uputada jõe.